on tulemas, aga ehitusest laiemalt ega linnavalitsuse roll, kui suur ta on, ehitavad ju ikkagi ettevõtjad. No linnavalitsusel on väga suur roll, sest ehitatakse ikkagi linnamaa peale, aga mida rohkem me jõuame niisuguse lääne demokraatliku maa tasemele, seda tähtsamaks muutub maa ja kõik maaga seotud küsimused. Jah, loomulikult. Ja seda tähtsam, mida kallimaks maa läheb, seda tähtsam ka linna roll selle maa juures on. Edasi, linn on ju see, kes lõppude lõpuks neid kortereid ehitab, ta on tellija rollis. Nii, linnal on järelvaataja roll, linnal on päris kaalukas roll nendes asjades. Ja hallo, olge hea, küsige nüüd. Meil on küsimus. Jaa, mul on selle küsimus linna peale, et kui saate alguses tagasi tulles, et oli juttu siin mitmest erinevast numbrist seoses propagandaeelarve või avalikes eelarvega juttu 29 miljonit, et jätku ütlete, mis on see õige number? Aitäh. Nii, mis see õige number on? Aga ma ei saa teile mingit numbrit öelda, sest sellist asja nagu propagandaeelarve ei ole olemas. Järelikult ma ei saa, kui ma tunnistaksin ükskõik mis numbrit, siis ma ütleksin, et ma olen sellega nõus, aga ma ei saa sellega nõus olla. Ma väidan seda, Tallinna maksumaksja tahab teada, kuidas Tallinn elab, et Tallinn ei ole ainult praamisõidud ja valesti parkimine. Nii. Ja Tallinna maksumaksjal on õigus seda teada. Ja teine moment, mida ma väidan, on ikkagi see, et kõik see, mille eest teeb oma saateid avalik õiguslik televisioon ja kaudselt ka kõik see, mille eest teevad eratelekanalid reklaamirahade kaudu, kõik see lõppkokkuvõttes tuleb ikkagi maksumaksja rahakotist. Küll aga mingisugune avaliku teenistuse või mingisugune, ma ei tea, mingi suhtekorraldusosakond või amet linnavalitsuse juures on kindlasti olemas. On loomulikult olemas, aga te peate arvestama sellega, et näiteks selle ameti koosseisu lähevad ka kõik need inimesed, kes on seal all teenistuses selles saalis, kust saavad linnaelanikud vastuseid küsimustele ja kus aidatakse neid ette valmistada dokumente, olgu see siis kas selle sama maamaksu tasumise kohta või olgu see siis mingite muude linnaprotseduuride täitmise kohta. Nii et nimetada seda propagandasummadeks on lihtsalt läbimõtlematu ja mitte väga tark, andke mulle andeks. Üks moment oodake. Nii, meil on järjekordne küsija. Küsida Tallinna alkoholipoliitika kohta. Kas kella 8 alkoholi eeldab ennast ka reaalselt õigustanud? Ja kuidas kommenteerite, kas seda peaks ka laiendamine riigi? Aitäh. No nii. Ma arvan, et on ennast õigustanud. Ma mõõdaksin seda niisuguste faktidega, kui lastehaiglasse möödunud aasta teisel poolaastal tuli oluliselt vähem toodi alkoholijoobes lapsi, kes kannatasid mingi oma probleemi käes, siis see tähendab, mina loen seda positiivseks tulemuseks. Kui politseiprefektuur teatab, et nende inimeste arv, kes on arreteeritud alkohoolses joobes peale seal kella 8 või peale 9, ka nende arv on vähenenud Tallinna linnas, siis ma loen seda ka positiivseks tulemuseks. Ja Tallinna linnas, kui vaadata viimast küsitlust, siis ka nende inimeste arv, kes üldse ei tarbi alkoholi, on muide suurenenud. Ka hea näitajad, päris mitmeid selliseid tunnuseid, mille järgi võib öelda, et on küll tulemusi andnud. Või näiteks kas või niisugune fakt, et viimaste aastatega nende kaupluste arv, kus müüaks alkoholi, see oli 500 kauplust, nüüd on 400 kauplust, 100 võrra vähenenud. Nii et ma usun, et see annab tulemusi, aga ma arvan niimoodi, et on vaja ikkagi ka üle-eestilist piirangut siin, aga see ei peaks olema nii hilisel ajal, nagu seda praegu majandus-kommunikatsiooniminister pakub. Ma usun, et ta peaks olema lähemal sellele, mis Tallinna linnas on kehtestatud. Kasutan tugevama õigust praegu lihtsalt. Mis te arvate praegu tagasi vaadates, kas riik tegi vea, see ei puuduta Tallinnat, et andis alkoholimonopoli käest ära? Vaadates meie naaberriike ju. Ma ei välista, et riik tegi vea. Ja meil on taas üks küsimus. Hallo, olge hea, küsige. Tere õhtust! Tere õhtust! Miks kõik on üks härra Savisaare vastu,
kõik hoidsime käes kinni, käisime Balti ketil ja nüüd on välja, et on riigi vahetlane. No nii, aitäh. Ma tahan teid lohutada, ei ole kõik härra Savisaare vastu sugugi mitte. Tehti avaliku arvamuse küsitlus mõni kuu tagasi Faktumi poolt ja see näitas, et kui praegu oleksid Tallinna linnas kohalikud valimised jälle tulemas, siis Keskerakond võidaks 3. korda ja võidaks sama suurelt ja tuleks jälle võimule, nagu ta seda tegi eelmisel ja üle-eelmisel korral. Need inimesed ikka toetavad meid ja see, et need 3 sotsi, kes on volikogus, teevad kõva häält, nad peavadki kõva häält tegema, neid on nii vähe, et neid ei oleks muidu üldse kuulda. No tuletame nüüd meelde, et demokraatlikus riigis koalitsiooni ja opositsiooni ülesanne ongi teha viljakat koostööd ja seda kõike rahva huvides. Aga kui te panete tähele nüüd ühte asja, selles saates praegu täiesti olid opositsiooni minutid, ma ei tea, mitu minutit see oli, aga minu arvates said nii Ülle Rajasalu kui ka Jaak Juske välja öelda kõike, mida nad soovisid ja see ongi nende õigus. Ja nad saavad ka volikogu saalis kõik rääkida ja küsimusi hääletamisele panna ja minu meelest praegu on opositsiooni eelnõusid läbi läinud sagedamini kui nii mõnigi aeg varem. Ma tuletan meelde, kuidas me teeme ühiselt Tondile 24. aasta mässu mahasurumisel hukkunud kadettide mälestussammast. Meil on mitmeid teisi eelnõusid, mida me koos teeme. Nii et hoolimata sellest, et Tallinnas on ühe partei võim, sest rahvas on nii tahtnud. Hoolimata sellest, tegelikult ma arvan, et opositsiooniga arvestatakse märksa rohkem, kui see oli nendel aegadel, kui meie seal opositsioonis istusime. Nii, meil on taas küsimus, olge hea ja küsige. Tore, et nüüd Tallinna linna tegemisi saab kajastada ka teed, aga küsimus selline, et sootetud eetrajast oleks võimalik ka üle kanda näiteks Tallinna linna kultuurikollektiivide esinemisi. Tallinna Kammerorkester ja tulemas on kultuuripealinn 2011 ja et kas sellised tegevused on ka võimalik? Aitäh! Teil on jumala õigus. Ma tahangi teile öelda, et kas eile või üleeile oli siin samas Kalev spordikanalil esimene Tallinna kultuurisaade, kus just nimelt tehti kõike seda, räägiti kultuuripealinnast ja sellega seonduvatest üritustest. Nii et me oleme ühele meelel teiega. Ma olen teie pooldaja. Nii, katsume nüüd vaadata veel ära ühe tänava küsitluse videolindi. Saame sealt ka vast midagi veel. Наверное, я спросил бы с нынешним нашим правлением, вот какая партия, я, честно говоря, не увлекаюсь, но я очень много слышал, что собираются менять законы по поводу обеспечения граждан, ну, скажем, непосещаемости работы, пособия. Собираются убирать как у женщин с детьми, так и у молодого поколения, которое будет тоже в дальнейшем работать. И как бы я его спросил, что может сделать по этому поводу? Все. Kuna ma olen vanalinna elanik, siis on kogu see liikluskorraldus ja mis siin on tehtud, on äärmiselt elanikuvaenulik. Arvates sellest, et kui unustada parkimiskaart ühel õhtul välja, siis sa saad ikka trahvi, olenemata sellest, et õigus oli parkida või et tuleb autot nagu ära teisaldada. Ühelt poolt on see arusaadav, teistpidi ja kõike saab nagu mugavamalt teha. Öelda ei ole midagi küsida. Meedia kajastab küll tõesti kõige probleeme. Linn võiks rohkem korras olla ja kõik niisugused asjad, aga muidu ei oska midagi nii erilist. Miks kaotati ära 3-lapseliste perede soodustused lasteaia maksu näol näiteks? Miks maamaks nii palju tõusis? Ega Jumal on taevas, ega tema Tallinnas ei ole selle koha peal. Millal Tallinna teed korda saavad? Katte pinnas. Või jõua enam remontides käia autos.